jätkub ja me teame ju, et praegu käib kuulus Cannes'i filmifestival, mida tavavaataja sellest festivalist teab ja näeb. Ikka seda punast vaipa ja ikka neid kostüüme ja ega ausalt öeldes võib-olla liiga palju rohkemat meie ei teagi. Aga mis seal festivalidel Cannes'is ja mujal sarnastel festivalidel ikkagi täpsemalt toimub, mis seal tehakse, kas seal toimuv läheb osalistele niivõrd korda, sellest saame me järgmiste külalistega rääkida. Ja meil on ülihea meel, et meil on külas nüüd meie enda EFTAl 5 auhinda võitnud sarja Minu kallis ema osalised. Parima meesnäitleja tiitli pälvinud Indrek Ojari, tere! Ja palju õnne veel tagantjärgi. Ja parima telerežissööri tiitliga pärjatud Doris Kartau, tere! Ja palju õnne veel. Ma ei tea, kas praegu nüüd on juba teema nii maas või on ikkagi selline mõnus tunne korraks meelde tuletada pärast EFTAt? On ikka mõnus tunne, minul on küll. Ei, mul on hea soe tunne. Väga tore. Me räägime praegu EFTArest, aga nüüd ma loen ette ka siis väikse assortii, mis on selle seriaalile veel osaks saanud, mis on eriti vinge. Sellist asja pole Eesti seriaaliga veel juhtunud, et Minu kallis ema esimese Eesti telesarjana valiti Berlinale programmi. See on siis üle maailma kvaliteetsarjade kogumik, kokku valiti sinna 17 tükki ja üks neist on teie oma. Väga suur tähtis asi. Lisaks oled saanud teise koha Tšehhis parimate telesarjade kategoorias, kus samuti on üle maailma väga palju seriaale osalenud. Mida sellised tunnustused või programmidesse valimised, võib-olla kutsed tähendavad näitleja poolt vaadates ja režissööri poolt vaadates? Tähendavad tegelikult väga palju ja ma arvan, et selle seriaali puhul, ma usun, et ka Indrek on sellega nõus, me tegime seda väga suure pühendumuse ja väga suure tööga, et kui sa näed, et see läheb mitte ainult Eestis korda, vaid ka järjest laiema publiku ees ja see on väga suur tunnustus. See on väga suur rõõm. Ja, no tore on ikka mõelda, et kusagil kaugel lombi taga või võib-olla lähemal, aga siiski väljaspool enda riiki mingi seltskond vaatab siit kuskil suurel ekraanilt, et seda on nagu veider, aga tore nagu tajuda kindlasti. No, me mainisime ka, et meie jaoks on see punane vaip ja ilusad kostüümid, see selline festivalitamine, kui ma nagu kõrvalt vaatan, eks ju. Aga teie olete, sina kindlasti, Doris, oled Indrek, sina ka ilmselt käinud ikkagi erinevatel filmifestivalidel, eks ju. Mis seal toimub siis? Mis seal tehakse? Mis see teie roll seal on? Olenevalt festivali järjekorrast, kuidas seal planeeritud on, aga tavaliselt on olnud näiteks sarja linastus. Berlinaalel õnnestus nii, et me osalesime ka ühes paneelis, kus me rääkisime naistevastase vägivalla kujutamisest ekraanil, aga pärast seda paneeli tuligi väga suur hulk tegelikult meie sarja vaatama, sest kohe otse pärast seda oli kinos meie sarja linastus. Ja kui need asjad on kõik tehtud, eks siis ütleme järgmine päev hommikuti on pressihommikud, kus annad järjest intervjuusid, umbes 6 erinevale väljaandele ja loodad, et keegi sai aru ka, mis sa rääkisid neile ja siis õhtul on punane vaip. Aha, ja selle eesmärk on ikkagi tutvustada siis? Tutvustada, täpselt nii ja võib tekkida väga kiirelt ka endal see tunne, et mis nüüd mina, aga siis tegelikult me käisime väga palju festivalidel koos Dorisega ja me kuidagi omavahel tekitasime niisuguse väga mõnusa mulli, et saime aru, et need ööd varakevadised, kus me külvetasime vahel kuskil kivihunnikus ja nüüd me oleme parimates kleitides ja kingadega, et see on päris lahe kontrast ja me oleme seda väärt. Ma olen üsna kindel, et inimesed ka pärast meie saadet Elisa Huubi suunduvad ja vaatavad, sest et see seriaal on ikkagi nagu ühtepidi väga sünge, aga väga-väga osavalt ja professionaalselt tehtud. Et kui sa kirjeldaksid nüüd seda seriaali tegevuspaika, Indrek, sa oled ikkagi kangelane seal, võib öelda nii, et mida inimene võiks siis ette mõelda või teada, kui ta nüüd hakkab täna õhtul hommõhtul vaatama? Mida vähem, seda parem. Ehk siis kõik sünnib nii-öelda ekraani ees, et ega seal midagi ette teada, ma arvan, ei ole. Et nii palju võib teada, et tegemist on kaasahaarava ja pingestatud ja põneva ja karmi sisuga seriaaliga. Meie eesmärk oli tegelikult selle looga tuua võimalikult tõetruult kõik aspektid ette vaatajatele ja luua selline maailm, mida võib-olla paljud televaatajad õnneks ei tunne, et prostitutsioon, narkomaania, kaassõltuvus, väga keerulised peresuhted. Ja need lood ongi Eestist pärit lood. Kuidas need kokku koguti? Need on mitmed tõsielulised lood, mis on kokku kirjutatud üheks suureks fiktiivseks looks.
ja seda alustati nii, et Elisast Toomas Ili tegelikult nägi ühte artiklit, luges selle läbi, saatis selle stsenarist Raul Suvile, kes arvas, et siin on täitsa lugu olemas ja sealt edasi juba rullus lahti nii, et neil tekkisid juurde konsultandid, näiteks Külli-Riin Tigasson, kes on ajakirjanik ja politsei poolt siis Andres Anvelt, kes lisasid sinna veel omalt poolt mitmeid lugusid ja sellest põimus selline laiem tervik. Et ka endal tegijana seda vaadates, et kindlasti peresuhted ja üleüldse lapsevanemaks olemine ja kogu see temaatika, mis puudutab narkootikume, mis on tänapäeval nii aktuaalne, et ta kindlasti puudutab mitte lihtsalt vaatemänguliselt, vaid paneb täitsa mõtlema ikkagi ka, et kuidas enda suhted ja enda nagu vaatenurk kogu sellele temaatikale, et see ei oleks neutraalne, et ta kõnetab kindlasti paljusid ja on nagu ka kasulik vaatamine. Kuidas sellise olustikuga filmis nagu võttelolek oli, et selline sünge teema, eks ju, väga tõsine teema, väga raske teema, ongi lapsevanem või lapsevanemad, eks ju, ise võttel mängivad, elavad läbi, et kas see olemine on ka selline võib-olla raske ja tõsine seal? Mina ise mõtlesin niipidi teha, et me teeme väga palju proove ja eeltööd enne ja me nii-öelda räägime kõik need väga valusad ja rasked teemad enne läbi ja siis, kui me tegelikult platsile läheme, siis kontrastina sellele, et ma olen varem lavastanud komöödiasarja Alo. Seal ma ütlesin, see on päris suur kontrast. Seal ma ütlesin, et komöödia peab tegema surmtõsiselt selleks, et see mõjuks ekraanil naljakalt. Ja nüüd, kui me käsitleme surmtõsiseid teemasid, siis on vastupidi. Et platsile, kui me lähme, siis hoiame hästi helget, pigem nagu leebe huumoriga nagu õhkonda, sest et muidu me ei tule sellest tervelt välja. On see kerge? Sõltub jah, minu tegelasel oli natukene selles mõttes kergem, ma ise nagu defineerisin enda jaoks seda nii, et minu tegelasel oli lootus kogu aeg nii-öelda ülesanne võita see olukord ja võidujooks ajaga nii-öelda, et selles suhtes see minu tegelase meelestatus oli positiivsusele suunatud aga selles mõttes on väga õige, et tihtilugu traagilisi asju mängides ei tohi nagu seda traagikat nii-öelda läbi teha, vaid pigem minna selle positiivse tundega, et ja mis seal salata, et olenemata karmidest teemadest sai tegelikult ka väga palju nalja ja meil oli ka nagu väga tore tegelikult kõige juures. Samas, kui ma tean, et intiimstseenides isegi Eesti tüdrukud Hollywoodis nõustavad, et kuidas oleks näitlejatel kõige parem seda suudlust ja võib-olla üksteise vastas olemist teha. Kas vägivallaga on ka midagi sellist, et te ütlesite, rääkisite läbi kõik detailid, aga keegi ütleb, et kuule, tavaliselt kui, ma ei tea, keegi lööb kedagi, siis juhtub midagi sellist, et proovi nii teha. Et mingi koordinaator ja, näiteks keegi, kes suunab. Vägivallastseenide puhul oli meil lavavõitluse koordinaator Tanel Saar ja ka seksuaalvägivallastseenide puhul oli meil platsil lavavõitluse koordinaator Tanel Saar. Sellel hetkel ei olnud Eestis sertifitseeritud intiimkoordinaatoreid, aga kuna ma ise olen režissööri assistendina töötanud mitmetel rahvusvahelistel projektidel ja olen töötanud koos intiimkoordinaatoritega, kes ma teadsin enam-vähem, milline see protsess peab olema ja kuidas rääkida näitlejatega läbi kõik kuni alastuseni ja erinevate etappideni, kuidas me seda teeme, saada nõusolek ja saada ka veel platsil nõusolek sellele, et kõik, mis me teeme, on turvaline ja okei kõigi jaoks. Ja väga tore oli Tanel Saare abi selle juures, sest et tema aitas lavastada need stseenid ja tuletas kogu aeg näitlejatele meelde, et see on mäng, see on tants, see on koreograafia. See oli väga oluline. Ja ta oli erakordselt professionaalne, temaga oli väga mõnus ka neid, ütleme, kaklusstseenid, samamoodi ta koordineeris neid ja tegi nagu turvaliseks ja nauditavaks endal näitlejana ka, et need ei olnud liiga keerulised ja kõrvalt vaadates ka neid keerulisemaid stseene, kui ta tegi, et tõesti julgen soojalt soovitada tegijatele teda nagu assisteerima. Et keegi oleks kõrval kogu aeg, kes hoiaks niimoodi pilku peal, eks ju. Ma ei saa üle minna ega ümber minna sellest sinu lausest, et ikka nalja sai ka ja ma saan aru, ma ei tea, kui naljakas see muidugi oli, Indrek, aga et kukkumisi tuli kuidagi sul ma kukkusin palju, jah. Kuulsin, et sest ma pidin ju kangelasena tormama sündmuste keerisesse, aga ma ei tea, kas siis vanus juba selline või mul ikka õnnestus. Jalg läks alt, jah? Mul läks ikka jalg mitu korda sealt alt ja küll see püss lendas mul juppideks ja siis seal oli
üks stseen, kus ma tõukasin ühe tegelase nagu selles filmis kuulsas 300, kus ta lükkab jalaga niimoodi tegelase auku ja minul oli õnnestus ka seda teha siis või pidin sooritama sellise ja siis, aga kuna terve võttemeeskond, see oli ikka päris suur seal, kõigi tähelepanu oli suunatud monitorile ja siis sellesse kohta, kus nii-öelda ma jalaga teda lükkasin ja tegelane lendas sinna auku aga keegi ei näinud seda, et mina sellest inertsist tulin kukerpallistades niimoodi sealt mäest mitu korda, ikka hirmsa jutiga alla. Siis ma veel lootsin, et kui ma alla olin kukkunud, et keegi ütleb, et on sul hästi kõik või midagi ja siis mul sammal oli suus ja siis ma ülevalt nägin, lihtsalt kuulsin stopp ja väga hea. Aga keegi ei näinud seda. Head mälestused sellest, jah. Ja siis teine tore lugu oli siis, kui kangelane jälle kihutas autoga kohale ja pidi peategelase naisterahva siis väga keerulises seisus sülle võtma ja viima nagu punktist A punkti B. Et see juhtus kell 3 öösel ja see oli veel Doris Tilga sünnipäev. Super, just ja siis ka adrenaliin on, eks ju, laes ja kihutasin autoga ja seal garaažide vahel ja siis torman autost pikk kaader, selles mõttes, et untsu ei tohi keerata. Ja kangelane siis tormab selle abivajaja juurde ja kõik väga hästi seal teda küsib, kuidas on ja nii. Ja siis ma pidin sülle võtma ja ta viima nii-öelda autosse. Ja siis, kui ma ta sealt kükist sülle võtsin, siis ma sain aru, et nii, kõik. See on nüüd lift kuskile. Ja siis me sealt loigust leidsime ennast ja siis naersime pikalt ja hakkasime otsast peale. See on natukene nagu selles mõttes ju mõttetu materjal ka sellise filmi puhul, ega sa ei jäta teda, et oi, toredaid hetki võtetelt, eks ju. Et nagu tore on see teadmine, et nii läks ja näed, teeb tuju heaks. Oleks see komeediaseriaal, siis võib olla, aga kuna see on ikkagi nii draamaseriaal, siis ei saa sealt nagu loost välja võtta. Mina kokku võtaks niimoodi, et see on üks äraütlemata põnev vaatamine, kes ei ole näinud, see üllatub, kui vingelt on Eesti stsenaristid ja režissöörid ja näitlejad selle kokku pannud. Ja ma usun, et see leebe uun, millest sa rääkisid, Doris, see on kindlasti kuskil kõvaketaste peal olemas ja Indrek, ma usun, me näeme seda ühel hetkel. Lootus jääb. Minu kallis ema on kõigile vaatamiseks olemas, nagu kuulsite Elisa Hubis, aga ma loodan, et neid festivale tuleb ka veel ja varsti saame rääkida ikkagi järgmistest riikidest. Täna suur aitäh teile tulemast. Aitäh. Me vaatame nüüd teemat.